Tere päevast! Tahtsin täna natukene rääkida meie mugavustsoonist, piiridest, rahulolematusest, sisemisest pingest ja kohustustest ja ehedusest või autentsusest, kui sulle see sõna rohkem meeldib. Võib-olla kui sa oled varem minu artikleid lugenud või videoid vaadanud, siis sa oled võib-olla märganud, et ma päris palju räägin ehedusest ja autentsusest. Ja ma olen ise seda teed päris pikalt käinud, et püüda olla siis see, kes ma päriselt olen, et näidata välja seda, kes ma päriselt olen, oma mõtteviisi, oma eluviisi, oma tegevusi. Ja see ei ole kogu aeg niisama. Ja teisest küljest on siis need kohustused või vastutused, meie isiklikud piirid, meie sellised, kuidas siis öelda, mugavustsoon on selle asja nimi, eks ole, millega me kõik oleme kokku puutunud siis moel või teisel. Ja väga paljud inimesed, mitte ainult mina, vaid ka võib-olla sina, võib-olla kõik teised, keda sa tead, on kokku puutunud sellega, et me lükkame teatud asju edasi, sellepärast, et me justkui ei ole valmis, et me justkui, me ei tea, kuidas asjad välja tulevad, me ei tea, kuidas need asjad õnnestuvad, me ei tea üldse, mis sellest asjast edasi saab, on ju. Ja kuna me ei tea, siis me ei otsusta ja siis me ei tee nagu jätkuvaid tegevusi. Ja siis väga paljudel inimestel on ka see piirang, et kardetakse või peljatakse teiste inimeste arvamust. Ma ei tea, kui lolli mulje ma võin kellelegi jätta ja kui ma teen nii või naa, et mis siis nagu edasi juhtub. Ja see tähendab, aga tegelikult oma seda arvamust ei väljendata, oma sellist ehedust või sellist mõtteviisi või elutunnetust nagu ei jagata teiste inimestega. Ma ei arva seda, et kõik kaamera ette peavad tulema, aga ka igapäeva elu suhtlemises, et elatakse nagu sordiini all, eks ole, et räägitakse sellest, mis vaja on, viisakuse piires, nii palju kui vaja on, aga mida sa päriselt mõtled? Kuidas sa päriselt ennast tunned? Kui palju sa sellest nagu päriselt inimestega räägid? Ma jällegi ei mõtle, et kodanikule tänavalt sa ei pea seda rääkima, aga need inimesed, kellega sa igapäeva elus suhtled ja ümbritsetud oled, kui palju sa nendega nagu päriselt räägid? Ja siis on terve rida inimesi, kes ütlevad, et et ma teen küll muutusi elus, et ma olen päris palju muutusi teinud ja ükskõik, mida ma ära muudan, tegelikult ikkagi läheb elu nagu vanaviisi edasi ja kõik see, mille ma ära muudan, see kõlab ikka või maitseb ikka täpselt samamoodi nagu kohustus. Et vahetan ühe kohustuse teise vastu ja mitte midagi sellest nagu justkui ei muutu. Et mis mõte siis on neid muutusi teha? Ja vaat see sama, et kui ma siin ütlesin, et ei räägita asjast või püütakse olla kogu aeg viisakas. Et viisakas loob hea mulje, eks ju, et siis ma olen nagu viisakas, et siis ma olen ühiskonnas nagu aktsepteeritav. Tühja sa oled. Et mida see viisakus või nii öelda viisakus, ma meelega teen seda, eks ole, et see viisakus tegelikult ei maksa mitte midagi. Sellepärast, et kui sa ei ela seda elu, kes sa päriselt oled, kui sa ei ela oma tunde, oma intuitsiooni, oma tõekspidamiste järgi, siis sa oled ikkagi rahulolematu. Ja see, mis sunnib inimesi vaikima, mitte teiste inimestega oma mõtteid või tundeid või eluvaateid jagama, on tegelikult nende sisemine pinge. Et kui sa ei julge olla autentne, siis see tegelikult räägib sellest, et sul on sisemine pinge. Ja see on nagu hea teadmine selles mõttes, et jah, alguses võib-olla tekitab see nagu vastuseisu, et mis mõttes nagu või kes sina selline oled, et tuled mulle ütlema. Aga kui sa rahulikult selle mõttega nagu istud ja seedid, siis sa saad ise ka aru, et jah, see on tegelikult pinge. Sest kui ma tunnen ennast vabalt, siis mind ei takista see, et ma võin rääkida, mida ma mõtlen, kuidas ma mõtlen ja nii edasi, on ju. Ja teha neid tegusid, mida ma siis õigeks pean või oluliseks pean. Ja see ei tähenda, et ma vähem viisakas olen. Et millegipärast seda vaos hoitust või sordiini all hoitust peetakse nagu niimoodi avalikkuse ees nagu viisakuseks, aga see ei ole viisakus, vaid see on kammitsetus tegelikult. Et hästi oluline on ka see, et
sõnu õigete nimedega nimetada või tegevusi õigete nimedega nimetada, eks ole. Ja mis siis selle tagajärjel juhtub, ongi see, et kuna tahetakse seal sordiini all ennast hoida, et jumal teab, kui teised ka teada saavad, mida ma mõtlen, siis äkki me peame vastutuse võtma veel oma sõnade või tegude eest, eks ole, et kuigi meile meeldib mõelda, et me vastutame, aga kui ma ei julge olla, väljendada nagu seda oma ehedat või ausat poolt, siis sellisel juhul, kus see ehedus siis on, seda ei ole ju tegelikult, eks ju. Ja see tähendab nagu sisuliselt seda, et kui ma nimetasin siin mugavustsooni, eks ole, et on hirm nagu mugavustsoonist välja astuda, et meile meeldib tegelikult ennast nagu petta sellega, et me teeme julgeid asju ja kindlasti osad inimesed teevadki. Ja võib-olla, ma arvan, et ka siin olijatest paljud on teinud julgeid tegusid elus ja võtnud suuremaid samme ette, võib-olla kui keskmine inimene seda teinud on. Aga siiski, et kui sa tunned, et sul on nagu elus rahulolematus või kõik asjad, mida sa teed, maitsevad nagu kohustused, siis, või mis iganes, et vahetad ühe kohustuse teise vastu, siis tegelikult sa ei ole enda vastu aus ja ehe ja sellest on nagu oluline aru saada. Jah, igaüks oma võimekuse piires, aga meil kõigil on need võimed olemas. Meil kõigil on need sisemised võimed olemas. Ja see on nagu hästi oluline endale meelde tuletada. Ja see on nagu, et kuidas ma siis seda ütlen, et me ei tea kõiki asju ette, et kui ma teen mingi otsuse, ma väljendan mingit arvamust näiteks millegi kohta, ükskõik siis millises seltskonnas või millises inimeste ringis, tegelikult ma kunagi ei tea, kuidas sellele reageeritakse. Aga ükskõik, kuidas reageeritakse, mida see minu jaoks muudab? Tegelikult mitte midagi, sest ma ei sõltu nende inimeste hinnangutest ja arvamustest. Et igaüks võib arvata, mida ta tahab. Aga minul on ka põnev kuulata neid inimesi, kes arvavad teistmoodi kui mina. Et võib-olla mul on neilt siis sellisel juhul midagi õppida või midagi nagu vaadata, et mis minu maailmapildiga nagu haakub, on ju. Aga kui ma oma seda eriarvamust ei väljenda, sina oma eriarvamust ei väljenda, siis tegelikult meil ei olegi üksteiselt mitte midagi õppida. Siis me lihtsalt käime tuimade nägudega üksteise kõrval ja niimoodi oleme. Ai, kass hammustas mind, ta tuli siia mind ründama. Et tuli sülle ja kukkus mind siin hammustama. Ja et ühesõnaga sellised mõtted. Ja nüüd on see sama mugavustsoon, et mugavustsoon on mingis mõttes nagu sõimusõna, et kui öeldakse, et vaat me elame mugavustsoonis või keegi, ma ei tea, keegi mulle või sulle ütleb, siis esimene reaktsioon võib olla see, et mida sa ajad, et see ei ole nii, et vaata, kui palju asju ma olen teinud või vaata, kui palju asju ma olen elus üle elanud, et need ei ole mugavad olnud. Jah, need ei ole mugavad olnud, aga sageli on elu sind sundolukorras pannud sellesse olukorda. Sa ei ole valinud ise seda ebamugavust. On ju? Et see, kui ma ületan seda mugavuse piiri või tegutsen selle piirialadel, ühesõnaga, mida see mugavustsoon tähendab? Mugavustsoon tähendab tegelikult seda, või mugavustsoonist välja astumine, tähendab seda, et ma tahan oma turvalisusest tsooni laiendada. Et kui mu mugavuse tsooni piir läheb siit minu eest, on ju, ja ma astun siit piirist välja, siis ma tegelikult sellega laiendan oma turvalisuse tunnet. Ja nüüd, kui sina oled ka mugavuse tsoonis ja julge otsuseid vastu võtta, siis küsi, et miks sa tahad oma turvatunnet hoida nii kitsana? Miks sul seda kitsast ruumi vaja on? Miks sa ei võiks avaramas ruumis olla? Kas siin on hirm vastutuse ees, et kui mu ruum on laiem, siis on mu vastutus suurem? Et võib-olla see on nagu see koht, aga võib-olla on midagi muud, et siin ei ole ühte õiget vastust, on ju. Ja see oma piirialade või turvatunde laiendamine ehk siis selle mugavustsooni piirialade nii-öelda venitamine sisuliselt tähendab seda, et ma võtan teadlikult vastu ebamugavaid otsuseid. Mitte sellepärast, et enda elu põrguks teha, vaid sellepärast, et ma saan aru, et kui ma täna teen selle ebamugava valiku, siis võib-olla aasta pärast või 5 aasta pärast muutub mu elus mingi asi paremaks. Mõni asi muutub võib-olla juba homme. Täna on vastik ja ebamugav, on ju. Aga võib-olla homme järgmine nädal on parem. Mõnede asjadega juhtub see hiljem, eks ju. Ehk see tähendab siis nõmedate ja vastikute valikute tegemist selleks, et hiljem läheks elu paremini. Ja see on see mugavustsooni laiendamine. Kas see puudutab sinu tööd või suhteid või tervist või ükskõik mida, et see teema ei oma siin nagu selles mõttes tähtsust, eks ju. Ja mina olen aru saanud sellest, et sa oled kindlasti ka näinud neid inimesi, kes on nagu päriselt autentsed, kes päriselt julgevad rääkida, kes päriselt julgevad
kirjutada artiklites või tulla videos nähtavale või rääkida oma sõpruskonnas või tutvusringkonnas või töökohas, vahet ei ole kus, eks ju. Et nad julgevad nagu ehedalt väljendada seda, mis nendega nagu toimub. Ja mingi teine osa inimesi ei tee seda kunagi. On ju? Ja kindlasti sa oled näinud neid, kes teevad. Ja see tähendab, et neid, kes seda julgevad teha, on tegelikult juba teadlikult pannud ennast sellesse olukorda, et nad on seda mugavustsooni laiemaks venitanud, seda piiri kaugemale venitanud, ehk siis turvatunnet suurendanud. Nad on nendes olukordades, tunnevad ennast juba mugavalt, kus nad alguses võib-olla ei tundnud. Näiteks. Ja noh, me võtame kas või selle, ma toon näite siin paar aastat tagasi sai tehtud üks selline suurem väljakutse, kus oli päris palju videoülesandeid inimestel ja osad inimesed ei hakanud neid kunagi tegema ja mingi osa inimestest tegid kaasa kõik asjad ja sellises väikses turvalises grupis ja nad pärast ütlesidki seda, et see õpetas neid tegelikult kõige rohkem, et tulla ja rääkida nagu asjadest niimoodi, et teised sind näevad ka, mitte ainult ei kuule, mitte ainult ei loe su teksti, vaid et nad näevad sind ka, eks ole. Ja see on nagu just nimelt, et sa saad enda kohta nii palju teada, et kus see sinu piir siis nagu päriselt läheb, on ju. Ja selle, kui ma seda turvatunde piiri suurendan, ehk siis mugavustsooni endast kaugemale viin, siis see sisuliselt tähendab seda, et minu ehedus kasvab selle arvelt. Ma julgen olla ehedam, ma julgen olla see mina, kes minu hinges ja südames nagu päriselt on, sõltumata sellest, kas ma olen terve või haige või pikk või lühike või paks või peenike, et oma hinges ma olen ikka see, kes ma päriselt olen. Ja see ei muutu selles mõttes. Jah, muutub, et hing ka kasvab ja areneb, eks ju, aga olemuslikult see essents jääb nagu samaks ja see saab ikkagi avalduda. Ja selles sinu hinge essentsis või sinu olemuslikus essentsis on tegelikult need väärtused ja kingitused, mida sa saad maailmale jagada. Aga kujutad sa nüüd ette, et sul on see pinge peal ja sa hoiad ennast tagasi. Et millist väärtust sa siis lood? Ja mis on selle väärtuse hind, mida sa lood? Et need on nagu need asjad, mida võiks nagu lihtsalt enda sees nagu mõelda. Jah, ära elab ikka, eks ju. Aga meie eesmärk ei ole siin maailmas lihtsalt ära elada. Vaid meie eesmärk on ikkagi jagada maailmaga oma kingitusi. Ükskõik siis, kuidas me seda teeme. Ükskõik mil viisil või millega tegeledes me seda teeme. Aga kui ma hoian ennast tagasi, siis ma tegelikult ei jaga seda potentsiaali, mis minu sees on. Ja sina ei jaga seda potentsiaali, mis sinu sees on. Sõltumata sellest, kas oled haige või terve või ilus või kole, see ei puutu üldse asjasse. On ju. Et küsimus on see, et kas ma julgen endale tunnistada, et ma olen selline, nagu ma olen. Sest teised näevad mind ju nagu nii sellisena, nagu ma olen. Et miks ma seda siis meeleheitlikult varjama pean? Miks ma pean seda tagasi hoidma? On ju? Et need on nagu need asjad. Ja siis on nagu see koht ka, et kui see pinge meie sees on, et tagasihoidmise pinge, vaoshoituse pinge, et see on nagu see sordiini all olek, et nüüd on see põhikooli füüsika, mida ma alati armastan näiteks tuua, Newtoni 3. seadus, eks ole, et kõik see, mida sa surud, hakkab vähemalt samaväärse raskusjõuga vastu suruma. Ehk siis kõik see, mida sa endas maha üritad suruda, mida sa vaikida püüad, teed näo, et seda ei ole olemas, rahulolematus kasvab, rahulolematus hakkab vastu suruma. Ja kui see pinge liiga suureks läheb, siis ta lööb kaane ära pealt selle koha peal, kus sa seda kõige vähem ootad. Või kus see sinu jaoks kõige ebamugavam on. Kus on päriselt võimalik nii-öelda lolli olukorda jääda, eks ole. Ja tehes neid teadlikke otsuseid, või pannes ennast siis teadlikult ebamugavatesse olukordadesse, ehk võttes vastutus siis selle eest, mis edasi tuleb, me tegelikult juba maandame neid rumalaid olukordi, mis võivad tekkida. Sest see, milline ma olen oma olemuselt või käitumiselt või välimuselt või ükskõik mille poolest on ja ükskõik milliseid omadusi me võime, ma ei tea, mõõta või hinnata on ju, et see on nagu nii väljapoole näha. Ja kui mul on oma oskusi või andeid, vahet ei ole, kas see on käsitöö või vahet ei ole, on see mis iganes, ma ei tea, kirjutamine või lugemine või rääkimine või puidutöö või mis iganes müügitöö, vahet ei ole, mis see on, mida sa oskad hästi teha, laste kasvatamine. Et see ei ole asi, mida sa peaksid varjama ja samamoodi ei ole see asi, mida ka oma maailmavaade, oma tõeks pidamine, see, mida sa oluliseks pead, mis on sinu elu väärtused, ei ole asi, mida sa pead varjama, kui sa näed, et teise inimese väärtused on teistsugused. Väga tore, et sulle meeldivad need asjad. Mulle ei meeldi need. Ja ma ei tunne ennast sellepärast halvasti, lihtsalt
minu jaoks on teised asjad tähtsad, on ju. Ja see on nagu normaalne, et me sellel tasandil nagu suhtleme ja mõtteid vahetame. Mitte see, et võtame kas või sotsiaalmeedia, avalikus ruumis peab ikkagi viisakaks jääma. See ei ole ju mingi viisakus, kui ma ainult loen seda, mida teised teevad ja ühtegi tagasisidet ei anna, rääkimata oma hinnangutest või arvamustest seal juures, eks ole, kui ma kaasa ei ela. Sotsiaalmeedia tähendabki see, et see on sotsiaalne võrgustik, et seal inimesed suhtlevad. Et lihtsalt mõtle nagu selle peale, et mis see sinu jaoks nagu tähendab, et kui sa kuuled sõna sotsiaalmeedia, et mida see siis tähendab tegelikult? See tähendabki suhtlusvõrgustikku. Ja suhtlusvõrgustik suhtlemine ei ole passiivne pealtvaatamine, et see on ka nagu hästi oluline endale tunnistada. Et vahet ei ole, mil viisil sa suhtled kirjalikult või suuliselt või seda jälle oma mingid muud asjad on ju, või kaunite kunstide vahendusel, aga kui sa oled suhtlusvõrgustikus, et mis see sinu olemise eesmärk siin on, eks ole. Ja kui sa õpid, siis kuidas sa seda teed, on ju. Ja kui ma vaatlemine võib ka olla eesmärk, aga mis on vaatlemise põhjus? Ja kas ma seda oma vaatlemise väärtust siis ikkagi annan tagasi pärast? Et need on nagu need kohad, eks ju. Siis mis veel nagu tekib, on emotsioonid. Et emotsioonid on ka rahulolematusega seotud, et kui rahulolematus läheb liiga suureks, pinge läheb liiga suureks, siis juhtub see lugu, et meie sees nagu tekivad või aktiveeruvad siis need tunded ka, mida häirivad tunded, mida me võib-olla varem ei ole märganud või millele me varem ei ole tähelepanu pööranud. Ma ei tea, solvume kergemini või ärritume kergemini või kuidas kellelgi, eks ole. Meil kõigil on need tunded olemas ja mõned inimesed ma olen kuulnud, et ütlevad, et meil on positiivsed tunded ja negatiivsed tunded. Et tegelikult tunded ei ole ei positiivsed ega negatiivsed. Tunded on lihtsalt tunded. Ja ükskõik mida sa tunned, kas rõõmu või vihase, selles mõttes vahe muidugi on, sest sinu enda meeleseisund ja sinu enda hingejõud nagu sõltub sellest, kuidas sa ennast tunned. Aga selles mõttes ei ole vahet, kas ta on negatiivne või positiivne, et tunne ei ole nagu polaarne, vaid tunne näitab sulle seda. See on nagu, kuidas ma ütlen, ta on nagu termomeeter või ta on nagu see lakmuspaber, et ta näitab sulle, mis sinu elus hetkel toimub, et ta on nagu peegel sinu jaoks. Et kus sa oled siis kas füüsilisel, vaimsel, mentaalsel, emotsionaalsel või hingelisel tasandil, eks ju. Et tunne on sinu seisundi peegel põhimõtteliselt. Ja kui su seisund on häiriv, siis küsimus on see, et miks sa elad sellist elu, et see sind häirib. Miks sa siis ei tee neid muutusi, mis aitaks paremaks minna. Ja jah, muidugi hästi palju inimesed alati ütlevad, mul ei ole raha, et elujärge parandada. Raha ei ole ainukene asi. Raha on kindlasti elamiseks vaja, ma ei ütle, et raha vaja ei ole. Kindlasti on ja mitte vähe. Aga raha ei ole ainukene asi, mis sinu elujärge parandab. Elujärge parandavad ka sinu mõtete kvaliteet, mõtete sisu, sinu käitumine parandab sinu elujärge, sinu suhtlemine parandab sinu elujärge, eks ole, sinu valikud ja otsused. Ja hästi oluline on võib-olla siin meeles pidada, et tavaliselt me räägime, ma ütlesin ka, kas ma julgen teha neid otsuseid täna võtta vastu mingi ebamugav otsus. Et mis mul praegu teeb võib-olla elu keerulisemaks, aga võib-olla ma ei tea aasta pärast või 5 aasta pärast, ma näen selle positiivseid mõjusid või ma jõuan siis oma elujärjega sinnamaani, et see mõju on muutunud positiivseks, eks ju. Et suured muutused paistavad välja, aga tegelikult me teeme iga päev võib-olla mitukümmend mikrootsust, et need on need pisikesed otsused. Kas ma söön seda või teist või kas ma lähen sinna või tänna või kas ma loen seda või toda, eks ju. Et vahet ei ole, et need on need mikrootsused ja vaata mikrootsused mõjutavad sinu elu juba homme või ülehomme. Ja ka need on otsused, on ju. Ja kõik mikrootsused jällegi ei ole ka rahaga seotud, et miks ma seda raha teemat ütlen, ma tean, et hästi paljud inimesed toovad seda ettekäände, et mul ei ole raha, siis ma see elujärge parandada. Et elujärge ei ole ainult raha. Et jah, sa ei saa võib-olla ehitada, sa ei saa selliseid asju teha, aga sa saad muuta oma mõtlemist, sa saad muuta oma käitumist ja saad muuta oma otsuseid. Selleks, et sa tunneksid elust rohkem mõnu, et sa tunneksid elust rohkem rõõmu ja usu mind, et mina olen selles osas nagu selle tee mingis mõttes läbi käinud, ma ei ütle, et mul see tee lõpuni on läbi käidud, aga selles mõttes ma olen selle tee läbi käinud, et nagu ma ütlesin, et ma seda autentsust olen hästi palju nagu püüdnud ise elada ja seda ka teistega jagada. Ja ma olen neid ebamugavaid otsuseid hästi võrdlemisi palju ka teadlikult vastu võtnud ja ma ütlen seda, et mida rohkem ma olen julgenud autentne olla, mida rohkem ma olen julgenud oma seda mugavustsooni piiri nagu kaugemaks nihutada, laiemaks nihutada, seda autentsem ma olen.
ja seda rohkem ma tegelikult mingis mõttes tunnen elamisest mõnu. Isegi siis, kui mingis mõttes rasked ajad on, et kui ei ole tervis korras või kui on mis iganes muud probleemid, probleeme tuleb ikka inimeste elus ette, on ju. Aga lihtsalt see, et see mõtteviis on nagu see, mis aitab üle saada, et ma julgengi siis olla selline, kes on nagu trammi alt läbi käinud, eks ole. Ja ma ei häbene seda, sest see paistab nagu nii välja, vaata. Et mõtle nagu selle peale ka, eks ole, et see mugavustsoon, meie sisemine pinge ja mugavustsoon on omavahel seotud ja mida rohkem ma seda pingestan, seda suuremaks läheb vastusurve ehk rahulolematus, on ju. Ja kui rahulolematus läheb suuremaks, seda häirivamaks muutuvad su tunded, seda häirivamaks negatiivsemaks muutuvad su mõtted. On ju. Ja seda rohkem sa hakkad seda sordiini ise endale peale suruma, et ma ei väljenda siis seda oma negatiivset poolt, et ikkagi tahaks, et kõik nagu ilus, kena, tore on. Aga kui sa julged selle sammu astuda, et ma olen eriarvamusel ja ma ütlen ikkagi, vahet pole, on ju. Noh, mis siis on? Ja siis sa nagu, minu jaoks oli küll hästi vabastav see, et ma ei ole eluaeg selline olnud, kes väljendab seda, mida ta mõtleb ja nii edasi, et ma ikkagi oma nooruses olin nagu rohkem, ma olingi selline, kes kuulas ja vaatas, mida teised teevad ja elu tundus maru keeruline. Selles mõttes maru keeruline, et rahulolematus oli üsna suur ja tegelikult ma tundsin ise ka, sain aru, et julgust on vähe ja kui julgust on vähe, see elamise mõnu ka nagu väga palju ei ole, on ju. Ja siis, ma meeletult, ma mäletan, ma oma peas seda plaani tegin, et kuidas ma nüüd hakkan siis seda tegema või mida ma siis ütlen või kuidas ma seda teen või mis olukord see peaks nagu olema, et need esimesed 2-3 korda olid nagu selles mõttes kõige keerulisemad. Need olid kõige keerulisemad nagu teha, et kuidas ma jään eriarvamusele, kõik arvavad ühtemoodi ja kes mina mingi lollakas olen selle, et mõtlen nüüd hoopis teist, julgen veel öelda ka, et kuule, ma ei ole suga nagu nõus või. Ja siis, kui ikkagi nagu selle suu lahti tegid ja ära ütlesid ja mõnes mõttes, ega heaks kiitu võib-olla ei kogenud, aga teisest küljest said aru, et ahah, et ma ütlesin ära ja tegelikult hullemaks ei läinud sellest nagu mitte midagi. Et järgmine kord sa juba tunned ennast nagu kindlamini. Et ühesõnaga asjadest rääkimine või oma maailmavaate jagamine ei tähenda seda, et kogu maailm peab minu vaate omaks võtma või sinu vaate omaks võtma, eks ju. Aga see ongi see mitmekesisus, et me isiksustena ja inimhingedena saame sellel tasandil nagu üksteist rikastada, et meil ongi teatud eri vaated, eks ju, ja siis, kui me sellest räägime või suhtleme või mingil muul moel infot vahetame, et siis me selle kaudu nagu õpimegi üksteiselt ja selle kaudu me tegelikult ka toetame üksteist inimestena inimlikul tasandil, igapäevaelu tasandil, inimlikul tasandil, hinge tasandil, et mis tasandi suhted kellelgi on, eks ole. Et kuidas see mõte sulle tundub? Et kui mõni mõte sulle nagu vastukajas või tundsid ennast ära, et ma olen ka niimoodi mõelnud või niimoodi tundnud, et võtsin all kommentaaris nagu märku anda. Ja kui mõni asi küsimusi tekitas, et siis esita küsimusi ka, et selles mõttes ma püüan nendele vastata või vastu arutleda sellel teemal, eks ole. Ja mis nagu veel on, võib-olla ma siia lõpetuseks ütlen nagu selle osa ka ära, et väga paljud inimesed püüavad tegeleda mingite toodete või teenustega. Vahet ei ole, nad oskavad väga kauneid kunste, eks ole, kas siis käsitööna midagi teha või toidu valmistamisega midagi seal teha, ilusaid asju või sündmusi korraldada või vahet ei ole, mida teha. Vahet ei ole, mis see sinu selle toote või teenuse nimetus on. Kui sa ainult, vaata, see on see koht, et kui sa tahad midagi müüa, ma ei arva, siin grupis ei ole müügiinimesed, ma selles mõttes, see eesmärk ei ole praegu mingit turundust siin teha, aga lihtsalt, et kui sul on mingeid tooteid või teenuseid, mida sa müüd, isegi kui sa hobi korras seda teed, et siis mõtle nüüd ise, kelle käest sa parema meelega ostad, kas inimese käest, kelle energiat sa tunned, kellega sul on juba tekkinud nagu mingisugune, kes on juba endast jaganud midagi, et kelle käest sa oled nagu saanud seda tema energiat ka tunda või ostad sa ainult selle peale, et on kuulutus, et müüa see ja see või pakun seda ja seda. On ju? Et tegelikult ikkagi inimesed eelistavad osta sealt, kui inimene on oma isiklikku energiat ka sinna nähtavaks toonud või kuuldavaks teinud. Et see tähendab seda, et kui sa tahad midagi müüa või pakkuda nagu toodete või teenustena, siis kindlasti too oma nägu ka sinna kõrvale. Ja soovituslik mitte pildiga, vaid häälega. Vähemalt häälega. Et see tekitab usaldusväärsust. Et hästi palju ma olen märganud, on ka praegu igasuguseid müügipakkumisi, mis ongi nagu lihtsalt passiivsed kuulutused, on ju.
Aga kui sa tahad eristuda, siis tule nähtavaks. Ja siin meie selles väikeses grupis on hea nagu harjutada. Et meil oli siin see koht ka, kus sa saad enda tegemisi tutvustada, et seal kuskil on selline juhendite all on selline teemapüstitus olemas, et tutvusta ennast, et sa võid seal all tutvustada, mida sa teed ja mis tööd sa teed või mis teenuseid sa pakud või kes sa inimesena oled, et sa võid seal harjutada seda siis nii kirjalikult kui suuliselt. Et meid ei ole siin palju ja selles mõttes saad grupikaaslastelt ka nagu toetavat tagasisidet, kui see nagu vaja on. Et siin ei tasu nagu karta, et väikestes kogukondades ongi nagu, need ongi nagu toetusgruppidena mõeldud või huvigruppidena, mitte sellepärast, et hakkame siin puid alla panema üksteisele või maha tegema kedagi, eks ole. Et pigem ongi see nagu jõustamise eesmärgil loodud. Sest ikkagi me oleme oma elu loojad ja need samad mikrootsused, mida me iga päev teeme, on need, mis meid tegelikult aitavad edasi täna, homme ja aasta pärast. Ja kõik otsused ei ole mugavad, aga otsused võivad olla teadlikud. Ja teadlikkus on siis see edupant. Ja pinge on see, mis siis... Ja miks ma unustasin öelda selle, et miks ma see teemat üldse rääkima hakkasin. Rääkima hakkasin sellepärast, et sageli on see, et meil ei ole seda... Meil ei ole jõudu, et elada, meil ei ole jõudu, et teha mingeid asju, on ju. Aga meil ei olegi jõudu siis, kui me oleme selle pinge all, mille me oleme ise endale tekitanud. Mille me oleme ise endale tekitanud sellega, et ma ei julge olla autentne ega ehe. Ja see on pinge. Ma ei saa olla mina ise. On ju? Ja siis on see pinge seal peal ja sellega tekibki see, et mul ei ole jõudu. Mida suuremaks see pinge läheb, seda väiksemaks läheb jõud. Et see pinge võtab selle jõu ära. Et kui sa oled tundnud sellist kroonilist väsimust või kroonilist mingit sellist, et energiat pole või mida iganes. Energiat pole, see on veel omaette jutt, et sellest võime ka kunagi rääkida. Et energiat on alati, et sina ise oled energia, on ju. Aga selles mõttes, et kui sa nagu oled seda mõtet mõelnud, et jõudu pole, energiat pole, ma ei tea, mida pole, siis mõtle selle peale, et mõtle nagu tõsiselt selle peale, et kus see sinu pinge siis on. Pinge on see, mis hoiab energiat kinni. Et sina oled massenergiat, sina ise oled massenergiat, mis töötab sageduste peal. Ja kui sul energiat ei ole, siis sa ei oska ise oma energiat vabastada. Ja nüüd on sinu koht välja selgitada, kus või mille all see sinu energia kinni istub. Ja see, et sa oled massenergiat ja töötad sageduste peal, on ka põhikooli füüsika. Et selleks ei pea olema kuskil kõrgkoolis käinud, et nendest asjadest aru saada. Et nii, aga ma väga tänan sind tähelepanu eest ja peatse kohtumiseni. Ilusat õhtut!